Vaata, kui palju neid susse siin on igal pool. Ja vaata, paremad on pandud ikkagi siia selle peale. Kui ära lähed, siis võtsid ükskõik millised kaasa võtta. Iga päev saad uued sussid. Tulime Nizza kuulsasse iidsesse turgu ja nagu te näete, siin on täielik vaikus, sellepärast et just praegu on palvusaeg ja kõik need mehepojad tormasid mošeesse, tulevad tagasi siis, kui tänane see palvetund on möödas. Siin on küll kõike, mis savist vähegi teha saab. Topsid, tassid, rahakassad, vaasid. Selline tass siin maksab siis umbes 12 eurot. Need tassid ongi kõik 12-sed. See on kallim, see on 6. Ja vaadake, täielik vaikus, uksed on avatud, tule võtta, mida soovid. On palvusaeg ja mehed jooksid kõik mošeesse. Nüüd me vaatamegi, mida me tahame ja õhtul tuleme tagasi. Praegu on hea vaikne proovida. Jah, sest varastama me täna ei hakka. Iga palvetund on neile ikka nii oluline, et kogu tegevus, kõik müük, kõik jäetakse pooleli ning tormatakse mošee poole. Kuni see on tehtud, siis tullakse tagasi ja naastakse igapäevatoimetuste juurde. Jah, we take one. One, yes. Okay? Okay. One, okay. Very good. Kertu, kui palju üks maksab? Üks maksab Eesti rahas 2 eurot ja 40 senti. See on muidugi raha siis turistile, on ju. Et ega kohalik saab ilmselt selle palju odavamalt. Good. Oman? Oman. Jah, näete. Oman. Thank you so much. See oli küll hästi saadud. Pidime mehe muidugi üles ajama selleks. Kõik tulevad nüüd palvetunnilt. Kogu linn valgub jälle rahvast täis. Kõik müüjad sisavad lettide taha ning elu hakkab sama hooga peale, täpselt nagu enne palvetamist. Mingi kohalik naine kõnnib mu ees. Päris tore. Sina. Oi. Küla vahel on päris tore siin käia. Aga ütleme nii, et tahaks ju näha, kuidas päris inimene elab. See on siin kohalik rikkur. Ainult rikaste uksed ja trepid on värvilised. Ja vaadake, selles majas on elekter sees. Kas sa lähed kellegi vägivaldselt külla või? Ei, ma ainult piilan sisse. Mul on sama tavaliselt Tallinnas. Hello! Tere tulemast mu koju. Pirnikesed me paneme põlema õhtul, siis on natuke rohkem cozy. Muidu see on juba päris vana loss. See on UNESCO kaitsealune loss ja tegemist on siis Omani ühe kõige olulisema kindlusega üldse. Kertu, mis sa arvad, mis raha see on? Omani raha ju. Ja aga mis selle väärtus on? Ma arvan, et 1 ja 1. Ei ole. Minu käes on 50 senti ja 50 senti. Need on sendid. Nende eest saab mitte midagi. Võib-olla kütus saab. Kütus on siin väga odav. Kuule, ma näitan sulle. Selle eest saab kohaliku Omani leiba. Jah, aga praegu sa ei saa mitte midagi. Ole siiski palun viisakas. Praegu on Ramadan. Kas sa võid ise siia pukki hüpata ja oodata turiste? Oi, tere! Mis teie siin müüte?
meie müüme siinse kandi kõige traditsioonilisemat ja populaarsemat kaupa. Savi erinevaid oisapagan, mitte ainult ei müü, vaid ka lõhun neid. No näiteks see väike potikene maksab siis kohalik 1,50, no ma ei tea, mingisugune 3 eurot. Palun ostma! Väga tubli oled. Üks asi on muidugi mööda. Omaanis sa naiskauplejat ei näe, sest naised on teatavasti endiselt koduseinte vahele surutud ja kindlasti ei ole nad niimoodi siin vulgaarselt nagu mina. Juuksed valla ehk juuksed on ikkagi või moslemite jaoks üldiselt üks kõige seksikamaid naise, kui võib öelda siis kehaosasid. Ma ei anna siin mitte milleski seda kaupleja mõõtu ega ka Omaani naist välja. Ilus oled ikka? Jah, las vaatavad. No tere, astu aga edasi. Siin on minu väike töökoda. Lõpuks ometi on Liisu tööle hakanud. Just, me teeme siin kõike neid savi asju, mida Kertu väljas müüb. Praegu on just puhkus, tiim läks pausile, aga muidu siin ikka kibe töö käib. Näed, siin on kõik, mis siin just on valmis saanud. Suuremad kannud, väiksemad potikesed, siit saab juua karakki nendest pisikestest näiteks. Ja siin igasugu asju, et mida iganes tahad, et kõik osatakse valmis teha. Ütle ainult. No aga siis paneme käed tööle. Ja, just. Siis vaatan, kus see nupp on praegu. Oih, oota, siin üks nupp on küll. Oss! Tot. Okei, käed tööle. Savi saab siit ja anname minna. Oih, see on vesi tegelikult, sellega ma loputan käsi. Kui te avastate paiga, mis on ikkagi sajandeid vana, tegemist on UNESCO kaitsealuse objektiga, siis te võite arvata, et siin käib ikkagi turiste üle terve maailma ja siin on muidugi olemas ka WC, ärge muretsege. Ma olin juba väga mures. Muidugi mina ka. Nii, sina lähed Liisu sinna ja mina lähen siia. Oi, pole kunagi nii ilusa vaatega vetsus käinud. Tuled siia. Õnneks on sul seelik, on ju, sest sa oled ju viisakas moslemi naine. Siin on auku maa sees. Niimoodi. Ja kui sul on trussikud jalas, siis sa pead need maha võtma. Kui sul trussikud ei ole, siis nagu sul, siis on eriti lihtne. 3 meetsed. Liisu, mine nüüd. Käi pissil ära. We have some Estonian candies for you that you were so kind. Thank you so much. Näib nagu see on üks maailma kõige vähem külastatud UNESCO kaitsealuseid objekte, vähemalt tänase järgi öeldes, nii et jumal tänatud, et me tulime vähemalt keegigi ja näed, turvamees on meie järel. Tema siis nüüd saadab meid siit välja, sest mõistagi ei ole me olnud nõus õigel ajal lahkuma. Ja ta tuli meid juba otsima. Tšau, oli tore! Is that for a woman? Yes. Yeah, only woman? Yes. Can us go inside? Yes. Yeah? Yes. Yes, thank you. Hello. Hello. We can sit here. Thank you. Me küsisime, kas me võime palun vaadata. Kui me juba olime ukse juures, siis me küsisime, kas me võime palun siia lähemale istuda. Siis ta kutsus meid lauda muidugi. Ja siis järgmiselt me küsisime, kas me siis ikka võime filmida ka. Ja nüüd, vaadake nüüd nad pakuvad juba meile toitu. Ja neil on siin nii rikkalik laud ja see on kaetud. imeline, saate aru, imeline. Täna sul kõhud jälle tasuta täis. This one?
Same, thank you. Võta ka. Thank you. Amazing. My favorite. Karaki ka. Issand, kui tore. Vot see on see vürts, mida sa soovisid. Me oleme nüüd osa ametlikust Moslemikuturist. Ramadani Jah. söömaajast. YouTube. Nad hakkavad meid vaatama. Vaata, see on kõik teistpidi nii huvitav. Nii. Mango Naerad Laurel. siit kõike järjest nüüd. No nii. That's in India. Ja, that was in India. Me oleme endiselt siin. Nüüd on väike paus, palvepaus, umbes 10 minutit ja siis jätkub söömaaeg. Ja muidugi ütlesid need erakordselt lahked naised siin, et ärge te jumala eest ära minge, sellepärast et me katame selle laua looka taaskord ja õhtusöök jätkub ja neil on väga suur au, kui meie siin oleme. Ja see on imeline kogemus ja need See on inimesed äge. on nii lahked. Ja no need toidud, teate, ma ütlen ausalt, et see regioon, üldse araabia toidud on ühed mu lemmikud, aga no siin oleme me söönud ikkagi tõelisi maiuskalu. Honestly, thank you once again. See you somewhere, sometime. Have a safe trip. And you have amazing life here. This is Chikaro. From where are you? From Estonia. Nimsa تقريبا. Vienna? How is life in Oman? Yeah, it's so amazing. Yeah, but what do you search? What do you need in Oman? You can't find. Anything? Yeah, anything. No smoking, no alcohol, no anything. Yeah. This is real life. So you guys, honestly, you have never tried alcohol? Yeah. Never all. Waste your time and waste your money and waste your health and waste your mind. What is the best thing about Oman? بطاقة دعم. What is that? This is card. This is card supporting about fuel. I am joking. More things have. No, because you can find the important things for free, like study, hospitals. And community, helpful. No homeless. Have poor, but no, not homeless. Because all community help himself like that. What How do you need? find your wives? Is it like your parents choose or? Yeah, like that. My mother go to the wedding, okay, and find it a good girl for me. If I need, be a marriage, okay? This is one way how mothers find wife. From work or from college, you get to know the girl first. Then you need to talk with your family about that girl. Then the families go to speak to the wife families. But what is important about the girl? Respectful, the personality of that girl.
Is it going along with your personality or not? What about beauty? That's the last thing we think of. Last thing, not important. Not at all. What about love? Love will come with time. With time, yeah. Really? Yeah, really. No connection, no beauty, you just... So basically, it's not like the appearance or the beauty of the girl. We treat them like a treasure or a diamond. It's something expensive. So if you have something expensive, you will be very careful how you will manage that one or how you will save that woman. So that's how we treat women here. You can find easily someone who is like showing her full makeup. That will be the easiest part. But to find someone respectful that will treat you well, that's the most important thing. Ma olen väga üllatunud, neil on nii ilusad väärtused. Nad rääkisid oma naistest nii ilusti. Nad ei joo, nad ei suitseta, nad panustavad oma aja kõigele kasulikule, heale. Nad ei riku oma meelt. Ja mis üks poiss ütles, et nad otsivad tüdruku, kes on nagu nende treasure. Liisu on nii lummatud, tal on igas sadamas juba pika ja nüüd ka Omaanis. Ma mõtlen tõsiselt siia jäämist. Ma arvan, et sa ei sobi neile. Hello. Sa pole moslemi naine. Ma võin hakata. Olgu. No aga siis? Ma olen kiire õppija. Poisid avalikustasid pärast veel ühe huvitava fakti, mis pani tõsiselt kahtlema. Nimelt, ühel kohalikul mehel võib olla kuni 4 naist, kui ta tunneb, et tal on seda vaja ja esimeses naises või teises või kolmandas jääb millestki puudu, siis ta kompenseerib seda teistelt. Et see pani mind veidikene mõtlema, et ma arvan, et ma ikka ei jää siia, sest et nii mulle ei meeldiks. Nad ei olegi nõus sind võtma niikuinii, sellepärast, et sa ei ole ei moslem ega ka kristlane ega juut. Jah, aga toredad poisid olid. Tere tulemast Tatli paradiisi. Omaaniad ütlevad, et on maailma kõige paremate tatlite maa ja muidugi siit samast Nisva linnast leiab kohe päris ikkagi tatlituru. Ja no neid sorte on siin 10 ja pole ka imestada, sellepärast, et siin riigis leidub 250 erinevat tatlimaid sorte. Ja mille järgi siis valida? Siit saab maitsta täpselt pehme. See on väga hea kvaliteedimärk. Natukene tumedamad tatlid, natukene magusamad tatlid. See väike pakikene siin, mis on päris raske, umbes 600 grammi, maksab üks kohalik, mis on siis 2 eurot ja 40 senti. Kui teie olete suur tatli fänn kõrgemate nõudmistega, siis siin leiduvad need kõikse paremad. Ja need on siis suhkrutatlid. See on siis vastav selline puu. Need on kohe kallimad, kilo maksab 2,50, vist rahas nii umbes 4 või peale rohkem kui 4 eurot. Oi, see sulab suus. Nüüd saate tasuta süüa siin nii palju kui tahate ja siis ostate muidugi kaasa. Kõige paremaid tatleid. Oksake tatli palmist ja muide, ainult isased oksad annavad vilju, nii et siin on tegemist isase tatli palmi oksaga ja siit tulevadki tatlid. Ükski reis ei möödu postkaartideta. On üks asi, mis mulle ei meeldi nende kohalike WC-de juures. Nad ei kasuta WC-paberit, siin kunagi pole, et nad kasutavad seda voolikut.
ma ei saa aru, kuidas nad käivad siin selliste pikkade kleitidega, see oli nagu mingi meistrivõistlus praegu, kuidas mu püksisääred kuivaks jääksid, sest siin reaalselt uputab. Mul on mega pissi häda, kuidas ma nüüd lähen? Mine vaata meeste omasse, seal on äkki viisakam. Kuule, see on hea trikk. Vaata, siin on ilusti kuiv kõik. Kuule, meeste vetsus on ka paber. Targad inimesed lähevad meeste vetsu. Just nii. Ma filmin läbi lukuaugu. Siin riigist, sellest riigist võib leida mitte ainult kaamleid, vaid mõistagi ka elavad siin kilpkonnad ja praegu ei ole hooaeg. Aga meie kuulsime, et on ikka võimalus neid kohata rannal. Vaatame, kas meil õnnestub. Me tulime vaatama seda, kuidas kilpkonnad oma pesasid siin ehitavad. Meie otsustasime, me tuleme ikkagi sellesse paika, mis on legaalne, kus tohib ilusti käia. No näete ise, siia on tulnud veel mingi 100 inimest üle maailma kohale ja see ongi selline keskus. Aga nüüd me oleme umbes tund aega oodanud. Nad ei ole ühtegi seda kilpkonna veel leidnud. Kui nad leiavad ikkagi lähiajal, siis viiakse bussiga kogu see kamp sinna. Ja nüüd me mõtlesime ümber, et me vist ikkagi nii hullud turistikat atraktsiooni ei suuda üle elada. Kuigi me oleme sõitnud teise riigi otsa, et seda kõike pulli näha. Seal rannas on mingi mees, kes käib ringi ja otsib neid kilpkonni. Siis ta tuleb, ütleb kõigile nendele inimestele, siis võtab buss selle rahva peale. Aga mul on hea uudis ka. Seni, kuni me siin ootame, me võime süüa tasuta tatleid. Me oleme tasuta tatlete maal ikkagi täiesti tasuta nii palju, kui sa tahad. Siin võib juua kohvi, mis on ülivastik. Näete, Liisu peaaegu oksendas. Siin põhjas on selline tatt. See on oakohvi, aga see kõik on tasuta. Nii et me istusime siin nüüd selle aja ära. Ja kuigi me väga püüdsime ikkagi teha ühe sellise väga turistiliku atraktsiooni kaasa, siis kell on Tundub, ise põhimõtteliselt 9:30. Meil on hotelli sõita veel peaaegu 3 tundi, nii et me otsustasime hüljata kogu selle kamba. Ja et te teaksite, me ei istunud seal asjata, meil oli ka reserveering. Ja nagu ma ütlen, siis see reserveering on 8:45. No kell ongi, kell on 9:45 peaaegu, nii et ametliku aja oleme me tunni ajaga juba ületanud ja me oleme grupp G koos nendega, ma arvan, või nendega kõigiga koos. Siin on mingi 25 inimest, kes võib-olla lootusrikkalt ootab hommikuni, aga meie läheme ja proovime muid lahendusi, sest me oleme väga loovad. Me oleme loovamad inimesed ja küll me hakkama saame. Täitsa lõpp need kilpkonnad. Me oleme jälle jamades. Issand, mingi võõras mees on ka siin. Seal ees on potentsiaalne giid, tule ruttu. Nagu te isegi aru saate, siis meie auto on siin kinni. Tulime jälle mööda seda liivateed mõistagi. Jätsime selle auto siia maha. Homme läheb muidugi lend, aga see selleks. Nüüd me siis püüame selle kohaliku mehe kampa võtta ja otsida vähemalt ühe siis kilpkonna. Mõtlesin, et on turvamees. No natuke ikka näeb. Oih. See oli nagu see kilpkonn, keda pimestatakse nende turistide poolt. Ta läheb nii kiiresti, me ei saa ta käest küsida ka. Teab, vist järitame teda lihtsalt. Mingi auto on seal otse ees. On jaa. Kus see meri siin on? Kertu, siin on need beduiinide telgid, vaata. Päriselt või? Kas need on kilpkonnad või? Kus kohas? Vaata, need mustad asjad siin. Ei, need on põõsad ju. Need on põõsad. Valgust ei tohi näidata. Okay. Kus need kilpkonnad on nüüd? Kilpkonnad, need laiuvad just sellel samal rannal. Ja kui te nüüd hästi vaatate, ikkagi peab teritama oma silmi, siis nemad on seal igal pool, kõikjal. Mulle tundub, et sealt tuleb jälle mingi inimene. Või see on post, ma ei saa aru. Hästi suur kilpkonn. See on keegi ju. Ei ole, see on paat on seal. Mis asi? Paat. Ma enne nägin, seal on paat.
ei ole paat, see on mingi asi ju, pikk. paadil on siuksed torukaljad. me ei teagi nüüd, mida teha. meil on jäänud hommikuse ärkamiseni umbes 11 tundi, siit sõidab 3 tundi. Läks siis nii seekord. Ja siin me neid ei näinud, aga ma olen neid National Geographicu peal näinud. Tead, ega head asjad tulevad sinu juurde siis, kui sa neid kõige vähem ootad. Aga alati tasub anda võimalus, sest sa kunagi ei tea, millal õnn sind soosib. Just, Andamanil me ei näinud, siin Omaanis me ei näinud, nüüd 3. kord läheb õnneks kindlasti. Me ei tea veel kus ja millal, aga küll ära tuleb. Kindlasti. No nii, ongi Omaani seiklused läbi. Väga kurb, et olgem ausad, Omaan on kindlasti üks mu top 5 seas riik. See oli tõesti fantastiline. Aga nüüd meil on teile üks küsimus. Kui teie saaksite valida, siis kumba te teeksite? Kas te lüpsaksite kaamlit või võtaksite Ramadanist osa? Järgmises seikluses, mis viib meid, anname mõne vihje. Seal on soe. See on koht, kus me mitte kunagi varem mitte kumbki käinud ei ole. Juba huvi pärast lähme ja vaatame, mis seal päriselt toimub. Ja uute seiklusteni, juhu! Tšau!